Tere imeilusat neljapäeva taas sulle, hea inspiratsiooniraamatukogu sõber, kel on saanud kuus ja kuigi on vahele jäänud terve ilus suur suvi, siis täna oleme me näoga sügise poole ja tagasi siin nii Facebookis inspiratsiooniraamatukogu kodulehel kui ka YouTube'is ja alustame taas oma podcastide sarja. Ja mul on tohutult hea meel, et näoga ikkagi sügise poole olles me saame võtta endale sellise teema, mis seostub eelkõige ma arvan, et tavaliselt õppimisega ja üldse teadmistega ja inimese kui sellise arenemisega ja see on aju. No vot, ja Eesti Rahvavabariigis on niimoodi, et kui räägitakse ajust, siis minu meelest on ainult üks nimi, mis sellega seostub, kellega oleks kõige parem sellest teemast rääkida, ajust, teadvusest, inimesest ja inimeseks olemisest. Ja mul on tohutult hea meel, et minu külaliseks on psühholoog, ajuteadlane, Tartu Ülikooli teadur ja Eesti Noorteteaduste Akadeemia liige Jaan Aru. Tere, Jaan, ja tere tulemast! Mul on hea meel siin olla. Tiitlitest ma väga ei hooli, aga võib-olla mõni vaataja hoolib, siis ma igaks juhuks ütlen, et ma olen tegelikult Tartu Ülikooli kaasprofessor. Kaasprofessor, ütle nüüd, annab ikka sinna nüanssida, kusjuures nii lühikese elu jooksul, et ei ole ju veel sul siin mingisuguseid suuri numbreid ette näidata ja aga suuri saavutusi seda rohkem. See on omajagu õnne olnud ja eks nüüd tuleb edasi minna. Vot teadlase suust sellist sõna nagu õnn on küll suhteliselt kentsakas kuulda. Ei, teaduses on õnn on nagu kesksel kohal tegelikult. Me ei mõtle sellele, aga teaduses sul võib olla hea idee, sul võib olla hea eksperiment, aga kui sul pole seda õnne, et mingi asi läheb kogemata valesti või mingi asi ei lähe kogemata nii, nagu ta võiks minna, siis sa võid olla hea teadlane, aga sa ei tee seda avastust. Õnn on teaduses väga oluline. No vot, täiesti huvitav vaatepunkt. Kuule, kuidas sina üldse jõudsid teaduseni? Tegelikult sinu elukeskkond, sinu esimesed aastad ja üldse sinu pere on väga teadustööd soosiv. Sa oled 2 Eesti suurkuju tuletis, ema ühe museoloogi ja ajakirjandusloolase ja kardioloogi tulem. Mismoodi nemad üldse sinu valikuid suunasid ja kuidas sa üldse jõudsid teadvuse ja ajuni? Oleks võinud ju minna, vend läks sul matemaatikuks ja sai ühe soojaga ka luuletajaks. Jah, et ega meil kodus tegelikult nagu sellist loodusteaduse värki väga palju ka ei olnud, et ema ja isa toetasid igasugustes asjades, aga ema on rohkem humanitaar, rohkem liigutas meid sinna humanitaaria poolele ja isa, nagu sa ütlesid, on ju arst. Tema oleks hea meelega kindlasti näinud, et mõni meist oleks läinud arstiteadust õppima. Aga et kodus oli olemas soosiv keskkond, raamatud, sai igasugustel teemadel vesteldud ja arutletud, aga tegelikult ega ma ennast ei leidnud enne päris 12. klassi lõppu, kus mulle sai selgeks, et tuleks äkki uurida aju. Ja siis see päris nagu selgus sai siis, kui ma olin Berliinis esimesel kursusel, õppisin psühholoogiat, eriti viitsinud enam sellistes isiksuse psühholoogia sellistes kursustel käia ja olin raamatukogus. Ja siis lugesin seal raamatut teadvuse probleemi kohta. Teadvuse probleem on siis probleem sellest, et kuidas üldse nagu keegi on meil siin kodus, kuidas praegu, kui te seda siin vaatate või kuulate, teil on tunne, et te olete keegi, eks. Ja see küsimus paelus mind nii väga, sest ma ei saanud aru, kuidas on võimalik, et me ei saa sellest aru, kuidas see ajus tekib. Me suudame igasugu asju teha, saata inimesi kuu peale, saada aru väga väikestest ja väga suurtest asjadest. Kuidas me ei saa aru sellest enda jaoks nagu kesksest asjast, teadvusest. Ja see paelus mind niivõrd, et sealt ma alustasin siis oma mõtlemist ja oma teadustööd. Sa tegid vahepeal põike ka tähelepanu psühholoogiasse ja oled sealt kuidagi jõudnud ka hoopis tehisintellektini, mida me ka korra pärast puudutame. Sa oled teinud
võib-olla laiemale üldsusele pigem nagu reklaamipsühholoogiast tuntud Talis Bachmanniga, et need on kuidagi, sa oled nagu päris mitmest otsast sellele asjale lähenenud. No selles suhtes ma olen vilets teadlane, jah? Et hea teadlane on see, kes võtab ühe teema ja läheb nagu puur maakera sisse, eks. Aga mina olen rohkem nagu selline helikopterimees, et ma nagu tiirutan erinevate teemade ümber natukene, jah, et näiteks tähelepanu on vahetult seotud teadvusega, eks, et mõne inimese jaoks isegi mõne teadlase jaoks ei olegi teadvust ilma tähelepanuta. Sul peab olema tähelepanu, siis saab sul tekkida teadvus. Aga Talis Bachmanniga siis me kohe hakkasime ka selle üle mõtlema ja leidsime, et kuule, ei, need kaks ei pruugi üldse koos käia ja üks meie panuseid ongi see, et me nagu arutasime selle üle, et kuivõrd nad on seotud ja kuivõrd võib olla üks ilma teiseta. No näete, tähelepanu teadus on praegu see, et siin minu ümber lendavad mingid putukad, see tõmbab ära minu tähelepanu, tõmbab ära teie tähelepanu, eks. Ja siis, mida siis osad teadlased väitsid, on see, et sel hetkel, kui su tähelepanu tuleb ära, sa kaotad sellest ühest või teisest asjast ka nagu teadvuse. Ja sealt hakkas see minema, aga kui ma olin siis, ütleme nii, doktorantuuris mitu aastat ka teadvust uurinud ja minu suurimaks nagu läbimurdeks oli see, et me saime aru, et nii me ei saa teadvust uurida. Ja see on üks tõesti nagu meie kõige tähtsam artikkel on see, kus me näitame, et nii nagu tavaliselt teadvust uuritakse, ei saa seda uurida, et me ei saa niimoodi teadvuse kohta asju selgeks. Siis pärast seda mul tekkis selline suur frustratsioon, et miks ma pean oma elu raiskama selle teadvuse uurimisega ja nii. Ja siis ma hakkasin uurima teisi asju, nagu sa ütlesid ka tehisintellekti, tegime virtuaalreaalsuse katseid ja siis nüüd vahepeal ma olen jälle teadvuse juurde tagasi läinud ja niimoodi ma nagu helikopteriga pendeldan ja otsin, et kus see hea koht kaevamiseks oleks. No tegelikult see, mis sa ise ütlesid, millega sa praegu nagu, ma ei tea, kas sa maadled või lihtsalt kaevad seal, et kuidas me saaksime enda aju sees nagu oma kõige suuremat potentsiaali üles leida. See tundub olema ikka väga selline põnev maa, mida künda ja harida. Just ja siin on ka see aspekt, et kui me uurime teadvust, siis võib öelda, et mis see on lihtsalt selline intellektuaalne hobi, et mis praktilist kasu sellel on. No ja selle üle võib vaielda, vahet pole, aga see üks teema, siis, mida ma praegu uurin, nagu sa kenasti ütlesid, on loovus, eks, et kuidas me saame iseenda või oma laste aju potentsiaali rakendada, kasutada. Ja see on selge, et see on meie kõigi jaoks väga oluline teema, et kui me leiame teaduslikud viisid, kuidas seda teha, kuidas paremini nagu loovust rakendada või ka lahti rakendada, kui on tarvis, kuidas seda soodustada, siis on tähtis lapsele, täiskasvanule, koolis, idufirmades ja nii edasi. Ja see on üks põhjuseid, miks ma sellega ka tegelen, et tundub, et see on lihtsalt kõigile väga oluline teema. Kui palju sa selle teadustöö ja selle uurimise kõrvalt nagu kodus selliseid inimkatseid teed, et sul on ju ise oled täiskasvanuna potentsiaalne nii-öelda merisiga endal seal ja sul on ju kaks last ka, kes on ju täiesti ju, ma ei tea, paremaid inimkatseobjekte kui lapsed ei ole ju olemas positiivses mõttes. Huvitav küll, minu jaoks on see just vastupidi, et mulle tundub, et mina olen nagu laste jaoks nagu see katsealune, kelle peal nad proovivad oma igasugu uusi sigadusi ja nippe ja siis teevad midagi, vaatavad, okei, paps, mis sa nüüd sellest arvad, on ju, selles suhtes. Ma tunnen ennast iseseise katseenesena. Ega ma ei kurda, ma selles suhtes ütlen, et lapsed peavadki nagu ju maailma kohta asju teada saama, lihtsalt vahel on frustreeriv olla see objekt, mille abil nad maailmast aru saavad nagu läbi katsete. Aga ajuteadlasena on ju sul väga hea kättemaksu vahend ju käes, see on ju teadus ja pöörata see kõik teistpidi ja panna neid nagu katsejänese rolli. Teed sa seda? Natukene, aga mitte nagu väga. Selles suhtes, kui nad olid väiksed, siis ma tegin selliseid väikseid mustkunsti trikke, mis on nagu siis, et objekt ilmub kuskilt või näiteks paned objekti ämbri sisse, siis raputad seda, on ju, ja see on seal sees teine objekt. Vaatad lapsed,
no kuidas läheb, aga liiga palju ka ei taha teha, sest kes teab, mida ta muidu selle maailma kohta õpib. Või siis meil oli diskussioon siin paari mäluteadlasega, et kas lapsed nagu kuidas lapsed nagu asju meelde jätavad ja kas nad suudavad nagu asju meelde jätta. Ja siis ma oma 11 kuusega tegin katseid, et mul oli sinna väike kummist aju. See on mänguasi, mis kõikidel on kodus, eks on ju. Ja siis seda ma panin erinevatesse kohtadesse ja vaatasin, kui hästi tal see meelde jääb ja nii edasi ja saatsin nendele teistele mäluteadlastele oma katse tulemused ka. Kale, aga räägiks korraks sellest tehisintellektist. See on minu jaoks, mina ütlen täiesti ausalt, et minu jaoks on see üks teema, mis mind natukene nagu hirmutab. Sellepärast, et ma ei tea, kas võib-olla on see, et hirmutabki tavaliselt see, millest sa midagi eriti ei tea. Aga mulle tundub see natukene nagu ajaloolises mõttes maailma ja inimkonna ajaloolises mõttes nagu selline kordustrükk. Jumal lõi inimese oma näo järgi. Kas me ei tee mitte sama? Kas me mingil määral teeme? Siin on see selge see, et kui me võtame niimoodi selleks keskseks punktiks selle, et tuleb tehisintellekt, kes on inimese sarnane või inimesest isegi palju-palju võimekam, siis selge see, et meil on probleem. Aga ajuteadlasena ja ka tehisintellekti uurijana võin öelda, et me oleme praegu tegelikult sellest väga-väga kaugel. Ükskõik, mida inimesed ütlevad, et me ei ole kuidagi nagu nüüd kohe saavutamas sellist tehisintellekti. Meie tehisintellekt on võimekas, tänapäeval suudab kohe ära tunda objektid, kui näidata siin meie nägusid, suudab kohe öelda, kes see inimene on, kuna ta on väga paljude andmete peal treenitud, aga nii-öelda elus hakkama saamises on see tehisintellekt viletsam kui mingisugune sääsk või seesama tegelane, kes mul siin praegu tiirutab, eks. Et see on vahel nagu siis natuke hirmujutud ja vahel nagu lihtsalt vale arusaam. Me ei saa aru, kuidas meie aju töötab. Me ei saa aru, kuidas meie ajus tekib mõistus ja me oleme sellest väga kaugel. Ja enne seda, kui me sellest aru ei saa, meil ei ole võimalik ka luua nagu tehisintellekti, kes tegelikult nagu meile ligi lähedale jõuab. Niisiis, nüüd võttes selle stardipositsiooniks, eks, et me tahame küll inimmõistust mõista, me tahame küll aru saada, kuidas põhimõtteliselt oleks võimalik luua sellist tehisintellekti, aga see ei ole praegu veel võimalik, siis on see ju tore uurimisvaldkond, mis on väga põnev, kus me saame aru paremini ka iseenda ajudes jooksvatest algoritmidest. Ja see on see põhjus, miks mina seda uurin. Ehk siis läbi selle sama katse midagi luua, me mõistame iseennast. Just, et vanasti psühholoogid, kui nad millestki üritasid aru saada, siis nad joonistasid kaste. Nii, et kõigepealt on taju, siis on natuke teistmoodi taju, siis on kolmandat moodi taju. Aga tehisintellektiga me saame luua süsteemid, mis tõesti nagu, näiteks nagu me rääkisime, tuvastavad objekte. Ja me saame vaadata, kuidas nad teevad seda, mis on need algoritmid seal sees. Ja siis me saame võrrelda oma ajus jooksvate algoritmidega ja tundub, et vähemalt mitmel juhul on tõesti tehisintellekt meile õpetanud midagi meie aju kohta. Ja see on nagu see põhiline teema, mis mind paelub selle juures, et ohoo, ma saan ajust paremini aru, kui ma uurin tehisintellekti. Nii et sellist Hollywoodi filmilikku stsenaariumit, kus robotid võtavad maailma üle ja inimkond hävib, seda meil vähemalt oma eluaja jooksul ei ole vaja karta. Raske öelda, millal see tuleb. Sellist tehnoloogilist arengut on väga raske ette näha, aga et selge see, et see ei ole nagu lähema 5 aasta, ilmselt see ei ole lähema 10 aasta teema kindlasti. Ma ütleks, et pigem ei ole ka 20 aasta teema. Meil on tegelikult ikka väga palju asju, mida me veel ei mõista. Aga teisalt on selge, et kunagi see saab võimalikuks, eks. Nii et nautigem seda, mis meil praegu on. Kas kui sa ütled, et see kunagi suure tõenäosusega saab võimalikuks, kas selle taga on see, et mida inimene suudab välja mõelda, see öeldakse, et kui inimene suudab midagi välja mõelda, siis ta suudab seda ka järgi teha, et kui Hollywoodis on sellised filmid välja mõeldud, on suudetud sellist pilti, sellist stsenaariumit endale ette kujutada, siis järelikult on see ka tehtav. Lõpuks, et
meie aju on väga keeruline masin, aga ta on masin, eks ta on bioloogiline masin, väga äge on ju, mis on tunduvalt keerukam kui ükskõik milline tehisnärvivõrk, aga ta on ikkagi masin, nii et mingil hetkel peab olema võimalik midagi taolist järgi teha. Ja miks ma ütlen, et ma olen suht kindel, et seda tehakse, on see, et ma tunnen ennast ja teisi tuhandeid teadlasi üle maailma, kelle jaoks on nagu nende elutöö nagu sellest aru saada, kuidas meie aju töötab ja nii edasi. Ja ma arvan, et võiks öelda, et oi, miks te seda teete, et see toob endaga kaasa selle tehisintellekti ja nii. Aga samas alati on ju parem, kui nagu nii-öelda head inimesed selle esiteks nagu välja mõtlevad, et siis me saame seda kontrollida. Me üritame mõelda sellest, et kuidas nagu teha tehisintellekt, mida me suudame kontrollida. Sest kui teadlased sellega üldse ei tegele, siis kuskil mingisuguses kohas see ikka nagu välja töödetakse. Me kujutame ette, kui palju nagu erinevad nagu sõjaväed ja struktuurid nagu on huvitatud mingisugustest robotitest ja nii edasi. Et parem on see, et jah, head tüübid selle välja mõtlevad. Aga ühesõnaga see teema, ma saan aru, on ikkagi laual, et see tehisintellekt peab jääma inimese kontrollitavaks. Otse loomulikult, selles suhtes, et mõtleme nüüd, et kui me loome tehisintellekti, kes on meist targem, siis me ei kontrolli enam mitte midagi, eks. Me oleme siis samasugused nagu sipelgad, kes ei kontrolli seda, mis juhtub nende pesaga siis, kui inimene sinna peale tuleb oma selle mingite masinatega või oma mingite mürkidega, eks. Me oleme samasugused nagu šimpansid, kes on elus ainult seetõttu, et inimesed on ühel hetkel öelnud, et hoiame seda liiki ka veel, ärme seda liiki enam maha noti. On võtnud šimpansid looduskaitse alla. Muidu šimpanse enam ei oleks. Ja samamoodi läheb siis inimestega, kui tuleb tehisintellekt, kes meist on targem. Aga kas see ju tähendab seda, et me sellisel juhul peaksime suutma panna just selle sama loovuse, mis senimaani meid nagu eristab siis teistest ajudest ja mis meie jaoks on võib-olla veel kõige sellisem hoomamatum, mismoodi see käib, just see uute ideede ja edasi arendamine, sünergiate loomine, et see peaks siis nii-öelda olema võimalik taas esitada selleks, et üks tehisintellekt saaks meist targemaks. On raske öelda, mis on see kõige suurem probleem. Jah, et loovus on väga hea näide, aga samas, kui siin paar aastat tagasi nüüd loodi esimene programm, mis võitis lauamängus Go inimest, siis ühes nendest mängudest see tehisintellekt tegi ühe käigu, mille kohta alguses inimesest kommentaatorid ütlesid, issand, see on küll väga rumal käik. Mis ta tegi mingi vea või? Aga siis pärast nõustuti, et see käik oli see, mis viis lõpuks võiduni. Ja selle kohta öeldi, et see on loominguline käik, see on loov käik ja koos spetsialistid üle maailma ütlesid, et ma õppisin midagi selle mängu kohta tegelikult tehisintellektilt. See on nagu mitmete käikude jadade tulemuse ettenägemine, see kiiranalüüs. Jah, et ta on teistmoodi, see näidab ka, et tehisintellekt mängib teistmoodi, aga siin see mõte oli selles, et loovus, see on tõesti meie jaoks väga oluline. Aga me ei tea, et tehisintellekt võib ka ja on praegu juba mingites asjades loov. Minu küsimus on, kas ta on loov samade algoritmide põhjal, kas see, kuidas meie loovad oleme ja tehisintellekt loov on, kas on sama? Ma pigem arvaks, et ei. Ja siis on see teine küsimus, mis see taga on see, et okei, et kui see ei ole loovus, see ei ole intelligents, et mis see on siis, mis meie aju nagu eristab nagu tehisintellektist, mis on see, mille taha me saame nagu peituda ja öelda, et ei, meie oleme inimesed. Ja need otsingud käivad. Lähmegi inimese aju juurde. Osad inimesed, raamatute autorid ütlevad, et me kasutame oma ajust 5–10%, sinul tõuseb pulss selle peale nähtavasti. Enam mitte.
ma olen nii harjunud sellega, see on nii, et tõesti pead loengut ja siis vaatad, et loengu ajal vaatad, et seal on tõesti inimesed, kes targa näoga ja sellised võib-olla veel tead, et tema on seal isegi doktorikraadiga või teise ala professor ja siis pärast loengut tuleb ja küsib, et kuule, mis selle 2% müüdiga on, et inimesed üle terve ühiskonna spektri nagu on kuulnud seda ja arvavad, et see nii on, aga jah, et nagu sa siin kenasti viitate, et see on tegelikult müüt, et kui me siin vestleme ja kui keegi näiteks neid praegu vaatab nii, et ta võib-olla ise veel natukene midagi sel ajal teeb, näiteks teeb süüa praegu seda vaadates, siis ta kasutab väga palju, väga suurt osa oma ajust mõne minuti jooksul. Kust see müüt on üldse tekkinud? Kas see on nagu, mulle endale ta tundub nagu selline vaikne lubadus, et meil siiski on rohkem, veel rohkem võimalik, et see, mis meil on, see, et meil, ta annab nagu lubaduse arenguruumiks. Ja nüüd sa võtad selle ära. See on küll väga halvasti, aga sõnastame selle siis paremini, et see müüt tavaliselt on nagu just selle kohta, et kui palju oma ajust me kasutame, eks. Ja ma ütlen, et ei, me kasutame kogu oma aju, aga siis ma tavaliselt lisan ka, et aju saab kasutada ju erinevalt, eks. Et sa võid kogu oma aju kasutada nii, et sa istud seal teleka ees, vaatad nagu järjest terve mingi hooaja, mingit sarja, jood samal ajal 5 õlut. Võid kasutada nii oma aju. Aga selge, et selle kõrval on ka teine võimalus või mitu võimalust, eks. Nii et ehkki me kasutame kogu oma aju, siis see, kuidas me kasutame, võib olla erinev ja me peaksime sellest teadlikud olema, et me ise selles suhtes määrame, et kui palju oma aju potentsiaalist me kasutame. Aga miks osad inimesed endiselt arvavad, et me ei kasuta täit aju? See on ju, kui sa nii kindlalt väidate, et me kasutame, siis see on ju kuidagi tõestatav ju ometi. Ma arvan, et ausalt öeldes ma ei ole kuskil nagu oma ettekannetes näinud nagu kedagi, kes hakkaks pärast nagu vaidlema või ütlema, et ei, sa ikka ei saa midagi aru. Kui ma neile ära räägin selle asja, siis inimesed tavaliselt nõustuvad sellega lihtsalt. Neid, kes seda räägivad, et me kasutame kogu oma aju, on vähe. Samas kui väga paljudest nendest raamatutest, mis sa eneseabi sektsioonist leiad, on ju raamatupoeski, seal see väide on sees, sest see on müüt, mis on üle dekaadide väga populaarseks saanud. Eks ta on, nagu sa ise viitasid ka väga kenasti, ta annab aluse või stardipunkti sellele, et nüüd see eneseabi õpik saab näiteks hakata aitama, et kuidas sa nagu siis ülejäänud 98% oma ajust kasutaksid. Ta on selline baasväide. Ja ma ütlen veel kord, et väite see osa, et me kasutame ainult mingi osa oma aju potentsiaalist, on põhimõtteliselt nagu õige, lihtsalt me kasutame kõike oma aju piirkondi ja oma närvirakke. Kui me neid ei kasutaks, siis nad häviksid. Et aju on ju selles mõttes ka, nagu sa ütlesid, et kui me ei kasutaks, siis nad häviksid, et ta selles mõttes on nagu lihas, et ta vajab ka nagu pidevat. Jah, täpselt niimoodi võib sellest mõelda. Ja nagu lihast ka, et võib väga erinevalt kasutada. Räägime sellest teadvusest ja ajust. Kas nad on nii, kas nad on nii, kas nad on nii. Sa oma raamatus kirjutad, et ei ole olemas eraldi hinge, vaimu ega eraldi mina, vaid me olemegi kõik üks aju ja me oleme oma aju aktiivsus. Kas see tähendab seda, et see, mida me nimetame oma iseloomuks, see, mida me nimetame oma kas siis inimesel on karisma või ei ole karisma, kõik sellised nagu omadused, kas nad tõesti on meil siin üleval 2 kõrva vahel? Aga see ei tohiks olla kuidagi hirmutav või problemaatiline väide selles suhtes, et nagu ma olen juba siin öelnud ka, et meie aju on tohutult keerukas, eks. Ja siis, kui me ütleme, et teadvus, meie mõtted, meie visioonid, karisma, isiksus, kõik on ajus, siis see ei tee midagi nendest lihtsateks või igavateks, eks, et meil on ikkagi kõik täitsa endiselt vaja uurida, et kuidas see, kui mul tuleb mingi uus mõttevälgatus, et kuidas see ajus tegelikult toimub ja mis seal toimub. Aga lihtsalt, et me teame seda, et see kõik on ajus ja me teame seda selle järgi, et kui midagi ajuga juhtub, mingi spetsiifilises ajupiirkonnas midagi juhtub, siis juhtub ka midagi
selle karismaga, selle inimesega ja nii edasi, on ju, et noh, võime kujutada ette, et on väga karismaatiline inimene ja siis talle tehakse operatsioon, mida 20. sajandi alguses kahjuks päris tihti tehti, ehk siis lobotoomia, kus eraldatakse otsmikusagar muudest ajupiirkondadest. Pärast seda ta ei ole enam karismaatiline inimene, eks. Ja selliseid ajukahjustusi ja erinevaid asju, mis meile viitavad, et meie teadvus, meie mõtted, kõik on ajus, tegelikult neid on päris palju. See on ju, minu meelest see ei ole üldse hirmutav. Minule just väga lootust andev, et see tähendab seda, et sellega tegeletakse. See ei ole nagu selline, mis on kivisse raiutud, vaid seda on tõesti täna või homme või ülehomme või jumal seda teab millal, on seda võimalik nii-öelda positiivselt või negatiivselt manipuleerida. Jah, või üldse mina mõtlen ka nii, et nagu kui me saame aru, et aju on see, mis on nagu teadvuse aluseks, et ei ole mingit eraldi olevat asja, siis esiteks me võib-olla võtame nagu paremini ja tõsisemalt seda elu, mis meile antud on ju. Me teame, et see on see. Ja teiseks, kui me selle peast sügavalt mõtleme, siis me saame võib-olla oskame paremini hinnata nagu ka iseennast ja teisi inimesi, eks, et see ei ole mingisugune, see tundub nii triviaalne, et me räägime siin ja te saate aru, millest me räägime, kuulata on ju, aga tegelikult selle taga on mingi tohutu keerukas masinavärk, millest me ei saa aru ja see on tegelikult väike ime, et see kõik niimoodi toimub, et siin planeedil Maa on sellised inimesed, kes saavad läbi Zoomi niimoodi rääkida väga abstraktsetest teemadest, mis samas ei ole mitte üdine abstraktsed, vaid on ka meie olemuse tuumaks, eks, et see on ime. Kas seal ajus on sisse kirjutatud ka see, et mis anded inimesel on? Mingil määral võib öelda, et see on nii, jah, et lapsed sünnivad erinevate ajudega ja mõni nendest ajudest on tõesti rohkem nagu poolkogemata eelseadistatud näiteks selleks, et ta võiks hakata viiulit mängima, et tal on absoluutne kuulmine. Mõni aju on eelseadistatud nii, et ta saab väga hästi aru arvude maailmast. Aga see esialgne anne ei ole kindlasti kõige tähtsam. Selles suhtes, et kui on inimene, kelle aju on eelseadistatud viiulimänguks, aga nüüd ta vanemad keelavad tal viiulit mängida või lihtsalt keskkond on nii raske, et ta kunagi ei jõua viiulimänguni. No siis ükskõik mingit vahet pole, ükskõik kui andekas ta oli, temast ei saa head viiulimängijat. Ja vastupidi, et kui on inimene, kes alguses nagu tema nagu tase ükskõik matemaatikas, laulmises, tantsimises on madalam kui mingite teiste laste nagu algpotentsiaal, aga ta on selline laps, kes teeb räigelt tööd, ta on nõus pingutama, ta on väga hästi keskendub selle, mida treenerid ütlevad, siis temast saab see, kes on tipp, eks. Nii et see, mis algne talent on, nagu see ei loe nii palju, ta loeb midagi, ta on nagu selline stardipositsioon, parem stardipositsioon, aga kui sa ei oska seda ära kasutada, siis pole sellest suurt tolku. Ja teine asi on ka see, et kui me ei satu sellele andele põhjusel või teisel peale, aju ju erinevate, kõik need 3-tähelised, 5-tähelised, imelised lühendid, need on ju, ma ei tea, kas just mustmiljon, aga neid on ikkagi rohkem kui üks uuringu. Omajagu. Kas see kuidagi nagu pildina või millegina ka on nagu aru saada, baleriini aju näiteks, viiulimängija aju. Ma ei teagi, kui see oleks võimalik, kas see oleks tore või see oleks kole, aga nii või naa, et see ei ole võimalik praegu, jah. Et praegusel hetkel me ei saa nagu ajukuva põhjal öelda, kelleks see laps võiks saada või peaks saama. Me saame nagu mingeid asju ajukuva põhjal natukene öelda, ütleme, et me võtame 100 taksojuhti, kes sõidavad peast, mitte GPS-i järgi. Ja võtame 100 tavalist inimest, siis me mingisuguse tõenäosusega suudame eristada, millised on taksojuhid, millised on tavalised inimesed. Või võtame 100 professionaalset viiulimängijat, 100 tavalist inimest. Jälle mingi tõenäosusega suudame eristada, aga mitte nagu täitsa täpselt. Lihtsalt teatud ajupiirkondades on nagu teatud erinevused, mis me oleme nagu teadustöö vältel nagu selgeks saanud.
aga need on siis need inimesed, taksojuhid, viiuldajad, kes on juba 10-20 aastat sellega tegelenud. On ju. Lapse ajus on selline väike selline potentsiaalide erinevus. Ja mina tavaliselt siis soovitan lapsevanematele, et kui te tahate oma lapse vastu tõesti hea olla, et siis nagu proovige nagu erinevaid asju, et erinevaid asju näidake talle ja see, et teid huvitab, ma ei tea, üks disain või viiulimäng, et see ei tähenda, et teie lapsel sama asi peab olema, et näidake talle ikkagi, pakkuge talle nuputamisülesandeid, käige muuseumis, pakkuge erinevaid spordialasid, tehke maal tööd, vaadake, mis asi teda huvitab ja miks ja olge valmis selleks, et see huvi muidugi muutub, eks. Et sinna ma just tahtsin jõuda, et see, mis väiksena huvitab, et see ei pruugi ju ka jääda niimoodi, et kas sa tead, millal me nii-öelda oma huvide poolest justkui peaksime valmis saama, millal ühe lapse, ma tahan jalgpalli mängida või nüüd enam ei taha jalgpalli mängida, millal see on nagu tõepõhjaga ja millal, kuhu maani ta on niisugune, et ma ei viitsi, sellepärast, et ma ei tea, Tõnis on nõme. Nii on jah, et siin ei ole mingit ühtset lihtsat vastust, et lapsed muutuvad, nende huvid muutuvad, me peame lapsevanematena olema paindlikud. Teisalt, selge see on ka nii, et lihtsalt lastel on halvad päevad, halvad nädalad ja kui me oleme ikkagi väga palju investeerinud sellesse lapsega koos ja me teame, et laps ise on tohutult palju investeerinud sellesse alasse, no siis tasub ikkagi proovida teda veel nagu motiveerida. Võib-olla teha see väike puhkus, nagu meil täiskasvanutel on hea, kui me teeme väikse puhkuse oma asjast, eks. Teha see väike puhkus ja siis proovida uuesti, proovida teistmoodi natukene. Aga kui laps ei ole väga palju sinna investeerinud, no siis tasub ka mõelda, et äkki proovida mingit muud ala. Siin ei ole nagu lihtsat viisi, kuidas seda nagu balansseerida. Ma arvan, et kõige tähtsam on, et lapsevanemad alati hoiavad nagu lapse vaimse tervise kõige tähtsamana. Mitte selle, et me nüüd võiksime ju mingid võistlusi võita ja siis nagu saavutada midagi ja nii. Aga samas lapsevanematena me peame ka aru saama, et laps leiab oma täispotentsiaali ainult siis, kui ta natuke pingutab. Ei saa kogu olla nii, et kõik on mõnus ja kogu aeg on ja tee, mis tahad. Ja et ainult natuke pingutades me saavutame neid asju, mis tegelikult huvitavad on maailmas. Rääkides potentsiaalist ja saavutamisest, mina olen näiteks vankumatult seda usku, et meil inimestel on kohustus saada parimaks versiooniks iseendast. Mina oleks sellega nõus, aga ma ajuteadlasena päris nii ei saa öelda, et see kohustus on. Et ma võib-olla tahaks isegi öelda, tahaks sellega väga nõustuda, aga ma oma loengutes üritan küll nagu inimestele seda nagu mõtet sisse panna, et meil on võimalik saada paremaks. Ja kuna see on osa inimeseks olemisest, et meil on see võimalus ja kui me seda ära ei kasuta, siis me oleme justkui vähem inimesed. No täna, kui sa ütled, et me ei saa sünnitusmajas beebit lasta mingisugusest skännist läbi ja tema aju pildi pealt öelda, et kas me peaksime minema ja mis teed on, kas tegu on selle reaalainete inimese või humanitaarainete inimesega. Kuidas sa hindad, kuidas me sellise pooliku informatsiooniga praegu inimkonnana oleme hakkama saanud sellega, et oma potentsiaali realiseerida? Väga raske öelda ka selles suhtes, et ühelt poolt on kindlasti inimesi, kes on sellised geeniused, et keskkond on natukene nende vastu, aga nad ikka realiseerivad selle. Et Balzac, tuntud kirjanik, näiteks tema pere just eriti ei soodustanud seda, et ta kirjanikuks saaks. Aga vastupidine on see, mis mulle muret teeb. Vastupidine on see, et meie hulgas on ilmselt väga palju lapsi, kes võiksid olla väga andekad mingil alal. Aga kelle jaoks kodus ja koolis seda võimalust ei teki. Ja kes ühel või teisel põhjusel siis jäävad elu nagu hammasrataste vahele, mitte nüüd halvas mõttes, vaid selles mõttes, et nad ei suuda oma aju potentsiaali realiseerida, sest keskkond ei võimalda seda. Mul 2 sõna, see on meie aju trikid, eks on võimendamine ja võimaldamine ja ma kombineerisin seda. Kas siin on vist ikkagi mulle jääb selline mulje lihtsalt, et vahel lapsevanemad tahavad nagu kooli väravasse selle palli lükata, et vaadake, milles mu laps hea on, siis kool tahab justkui nagu lapsevanema
väravasse selle lükata kuidagi, eriti koroona ajal viimased paar aastat käib siukene, et minu laps, sinu laps on ju, et kelle kohustus või kelle võimalus siis see laps on. Et kust, lapsevanematena mul on loomulikult kohustus märgata oma last nagu 100%. Kas selleks lapse märkamiseks on pedagoogiline haridus vajalik? Kas kool peaks suutma paremini märgata seda, milleks meie lapsed võimelised on? Kaks erinevat küsimust. Üks asi on see, et kas see pedagoogiline haridus on nagu vajalik ja seda kahtlemata mitte. Et kohati lapsevanemad saavad paremini aru sellest, milleks nende laps võimeline on, mida ta võiks teha. Aga teine küsimus on see, et kas kool peaks seda tegema. Ja ma arvan, et jah, et me peaksime tulevikukoolis nagu seda rohkem teadvustama, et lapsed on erinevad, nende potentsiaal on väga erinev ja jah, koolis peab andma mingid baasteadmised asjade kohta, aga siis me peame võimendama seda, et iga laps läheks oma teedeks. No mina ütlesin, ma 12. klassi lõpus alles avastasin, et ma tahaks nagu aju uurida. Aga ma hakkan mõtlema, et tegelikult oleks keegi nagu vaadanud natuke neid asju, mida ma kirjutan kirjandites ja mida ma nagu loen, siis oleks võinud öelda, et kuule poiss, sind huvitab ju psühholoogia ja selline asi, et äkki kaalud seda. Ma oleks võinud varem alustada, oleks kaugemale jõudnud. Kas sa siis juba kooli ajal nii-öelda kaevasid inimese sees? Ei, no sellest ma ütlengi, et ma oleks kindlasti võinud juba varem alustada mingite õpikute raamatut lugemist, aga ma lugesin Dostojevskit, Nietzsche't, mind huvitas väga kogu see nagu inimese sisekaemus ja igasugused sellised küsimused ja probleemid. Aga ma ei teadnud sel hetkel, et on olemas selline ala nagu psühholoogia. Keegi oleks võinud mulle seda viidata, et kuule, vaata neid raamatuid ja hakka siit minema ja loe sealt. Ja minul läks hästi, aga paljudel lastel läheb veelgi halvemini, tunduvalt selles suhtes, et nad ei leia veel ülikoolis oma teemat, aga me peame juba koolis võimaldama seda, et lapsed leiaksid oma tee. Meie sinuga omast ajast oleme ju suhteliselt sellisest tuupimispõhisest õppimissüsteemist, eks ju. Ja täna kuidagi mulle tundub, et väga tehakse seda maha. Kas ajul ei ole vaja pähe õppida asju või? On ikka, see on vaja selline õige tasakaal leida. Ma näen ka vahel, et see pendel on nüüd teise ekstreemsusesse läinud, eks. Et see on nii loomulik ju tänapäeval siis interneti ajastul, et inimene hakkab küsima, et no ja kui sa pead seda ribosoomi asju mingi pähe ajama, et ma saan ju internetist järgi vaadata, kui mul vaja on, eks. Aga see ei tööta nii, eks, ja siin ma tahaksin tegelikult, et kool ja õpetajad ja inimesed nagu ka lastele seda ütleksid, jah. Et kui sa tegelikult oled päriselt nagu vestluses, no siis sa tegelikult, sul ei ole aega järgi vaadata või sa ei hakka järgi vaatama. Et kujuta ette, et sa oled nüüd vestluses, kus on mingi sulle meeldiv vastassugupoole esindaja, eks. Ja ta teeb nalja, või mitte nalja, vaid ütleb lihtsalt, et jah, see noor kirjanik, ta kirjutab natukene nagu Dostojevski. Ja kui sa ei tea, kes Dostojevski on, ega sa ei hakka koha peal, kuidas see kirjutatakse? Oota, sa ei tee seda ju, on. Siis kui sa seda ei tea, sa jääd selle asja võlgu ja sa nagu ei suuda selles vestluses kaasa rääkida. Ja see on lihtsalt üks näide, aga need kõik asjad käivadki nii, et meie inimeste huvitav interaktsioon toimub ikkagi nii, et me oleme, kahjuks mitte koroona ajal, eks, aga et me oleme koos, me räägime asju, see on kõik väga selline voolav ja nii, ja selleks, et selles vestluses huvitavalt kaasa lüüa, on tarvis mingeid teadmisi. Me ei pea teadma kõiki kirjanikke nii, aga meil peab olema mingi baas, eks. Me ei saa neid asju järgi vaadata. Ja teine näide on see, et kui keegi ütleb midagi, nagu mis on ilmselgelt rumal, siis jällegi meil ei ole aega, et hakata nüüd vaatama, et kas see on rumal või ei ole, oleks hea, kui me teaksime ise, et see, mis ta just ütles, on rumal. Sest et see on baasteadmine, et see asi ei ole niimoodi. Ja seda, et jah, tuupimine on vahepeal nagu, me peame teisi asju ka peale tuupimised tegema, seda peab ütlema, aga peame ka ütlema seda, et on tähtis, et kool annab mingisugused baas ehitustükid,
Ilma nendeta ei saa. Kui ma olen sinuga selles mõttes täiesti nõus, et meil see haridus hakkab minema natukene nagu vaikselt sinna liiga võib-olla teisele poole. Mis selle tulem võib olla? Üks asi on jah see, mis sa rääkisid, et omavahelised suhtlused, et see tõmbab tempo maha ja teeb meid tegelikult rumalamaks. Ja mis siis saab? Siis meil ei ole nendest tehisintellekti ei tegijaid ega pole kasu ka nendest enam ju. Ei, no mina ütlen isegi selles suhtes, et me ei peaks kartma seda tehisintellekti, kes saab inimesest targemaks, vaid praegu peaksime kartma seda tehisintellekti, kes teeb inimest rumalamaks. No ja see ongi see, millest me räägime meie ümber, et me iga asja peale oleme valmis kohe guugeldama, on ju. Me ei süvene sellesse, me ei ürita ise seda vastust leida, vaid me vaatame, mida kuskil keegi influencer selle asja kohta ütles, on ju. On selge see, et kui see nii sõnastada, siis on aru saada, et me jääme rumalamaks ja nüüd sidudes selle eelneva teemaga, mis rääkisime, me kasutame vähem oma aju potentsiaalist. Kas sina sõidad Waze'iga? Ei, ma üritan tavaliselt oma ajuga sõita ja kui ma ei tea, siis ma kasutan Google Maps ikka. Mõte on selles, et muidugi erinevad sest äpid, nad on ka kasulikud, eks. Nad võivad olla kasulikud mingil moel, aga me ei tohiks kunagi nagu liiga palju nende peale nagu rõhku panna. Et kui ma räägin taksojuhiga, kui ma olen taksos, siis ma alati kiidan neid taksojuhte, kes sõidavad oma aju järgi ja ütlen neile, et see on hea ajutrenn neil. Kas arvutimängud on ka hea ajutrenn või hullult ju tundub, et lapsed tegelevad seal sellega ja neil terve aju töötab ja nad mõtlevad, et kas maha lasta see vend, kes on paremal või see, kes on vasakul esimesena. Mis see tegelikult teeb? No, siin ühelt poolt on see küsimus, et mis see tegelikult teeb, et me tegelikult nagu 100% ei teagi seda, eks, sest osa sellest eksperimendist alles käib, eks. Et me ei tea, mis juhtub siis, kui laps nagu kogu aeg mängib videomänge ja siis milline nende 25-aastaselt on, et selle kohta ei ole praegu häid katseid ja häid tulemusi. Aga teisalt me võime nagu öelda nagu ajuteadlase teadmiste põhjal, et ehkki on näha, tundub, et ta pingutab seal, tundub, et ta tahab seal kogu paremaks saada, siis väga oluline vahe näiteks loovusega on selles, et kogu see kontroll tuleb sellest ekraanist, sellest mängust, kui mis on nii tehtud, et ta hoiaks seda last seal selle kallal, eks. Et ta peaks nagu nuppu edasi vajutama, et ta tahaks edasi mängida, et see kõik kontroll tuleb sealt keskkonnast. Laps, ta peab küll õppima kiiresti reageerima, see on hea, ta peab kiiresti oma tähelepanu vahetama, see on ka hea, aga mida ta ei tee, on see, et ta ei kontrolli nagu oma mõtteid ja seda, mida ta teeb ise. Ja võrdleme siis loovusega, kus sul on vaja näiteks ükskõik, kas luua oma idufirma, kirjutada raamat, teha midagi muud. Sul on vaja seal seda, et sa oma aju seest suudad neid teadmisi võtta ja siis paberile panna või tegudeks suunata, eks? Mitte, et keskkond sund kontrollib. Nii et see on väga tähtis vahe minu jaoks. Muidugi hästi palju on igasuguseid uuringuid, mis seovad neid samu videomänge juba depressiooniga. Et see on, tundub kohe nagu selline kiirtee depressioonini olevat. Eks tasub siin öelda, et kindlasti ei ole niimoodi nagu 100%. Ükski asi ei ole, me oleme nii, inimeste ajud on nii erinevad. Et on inimesi, kellele see videomängu eriti midagi ei tee. Minu vend, sa kenasti mainisid, matemaatik ja väga hea matemaatik. Temal on üks sõber, üks hiinlane, kes on hämmastav matemaatik, teeb terve päev hämmastavat matemaatikat ja siis õhtul mängib 2-3 tundi videomänge. Lihtsalt, et oma aju nagu tühjaks saada, eks? Et me oleme väga-väga erinevad, et me võime öelda nagu laias laastus, et liigne nutiseadmete kasutamine, liigne videomängude mängimine tõesti on riskifaktor mitmetele probleemidele, tähelepanuhäiretele, depressioonile, eks? Aga see ei tähenda, et iga laps, kes nüüd videomänge mängib või nutiseadmes on, et ta kindlasti sinna teed läheks, eks? See ei ole nii, lihtsalt minu jaoks on see piisav nagu, ütleme nii, teadmine, et öelda lapsevanematele, et kui teil on väike laps kodus, siis ei ole otsest põhjust
talle anda seda nutiseadet või videomänge, sest on oht, et siis midagi nendest asjadest juhtub. See oht on suurema tõenäosusega, et me pigem üritaksime nagu lapsi nendest asjadest eemal hoida ja võimendada nende loovust, võimendada seda, et nad leiavad, mida nad tegelikult teha tahavad ja milleks nende aju tegelikult suuteline on. Sest sõltuvus on ju tegelikult see, mis seal asja kahjulikuks teeb. Sõltuvus on nagu niisugune sügav kraav, mida mööda sa siis lähed. Kas see siis vähendab meie nii-öelda justkui nagu vaba tahet? Vähendab meie võimalusi, eks see on. Selles suhtes, et kui näiteks inimesel on nagu tõesti nagu selline, ütleme, väga intiimne suhe nutiseadmega, et kogu aeg tahab sealt midagi vaadata või jälgida, mis Instagramis, TikTokis toimub, teha pilte, siis mingis olukorras, näiteks kus ta teiste inimestega räägib, tal on palju vähem vabadusi, tal on palju vähem võimalusi. Ta võiks nagu süveneda sellesse asja, mis see teine inimene ütles ja tulla esile mingi huvitava mõttega, võib-olla isegi mingi ideega, mida saaks rakendada mingi idufirma tegemiseks, eks. Aga selle asemel tema mõte on piiratud sellega, et okei, ma peaks näiteks praegu siin teda oma toitu pildistama või ootama, vaatan, mida nad sinna Facebooki postitanud on. Et kuna sul on need mõtted, mis on selle sõltuvuse objektiga seotud, nad võtavad ära su aju ressurssi, siis sul on vähem ressurssi selleks, et teha seda, milleks meie aju tegelikult võimeline on. Kuidas oma aju puhata? Kas 3 tundi videomänge, tema puhkab nii. Kas see, et ma näiteks lähen koju ja panen teleka käima ja vaatan 6 seeriat Downton Abbey't järjest ära, kas mul aju puhkab või ta ei puhka? Kas see on illusioon? No siin ongi nagu selles suhtes, et selle hiinlase kohta ma ei saa mingit kriitikat öelda, sest ta on geenius, ta teeb selle ülejäänud tundide jooksul teeb ta hämmastavat matemaatikat, tuleb täiesti uute ideede peale ja nii, eks. Aga nüüd, kui inimene nagu selle ülejäänud päeva jooksul midagi eriti ei tee ja siis on ju vaatab see 6 tundi seeriat, siis ma pigem ütleksin, et äkki võiks seda seeria vaatamist natuke vähendada ja üritada mõni tund nagu tegeleda mingi asjaga, mis me tegelikult, mis meie aju nagu arendaks või mis meie loovust võimaldaks nagu välja elada. Aga kui inimene, inimene tõesti, ta tegeleb mingi sellise intensiivse asjaga, ta loob midagi, siis puhkus võib olla erinev, eks, et erinevatele ajudele erinevad asjad. Siin suvel näiteks minule väga meeldis nagu ujumas käia, et ma lähen sinna neetult külma vette ja lihtsalt ujun ja ma unustan kõik oma mõtted ajust ja ajumehhanismidest. Selle hetkel, kui ma veest välja tulen, hakkab mõte jälle ketrama, eks, aga see on see hetk puhkust ja see on väga vajalik teinekord. Aga jah, et erinevatel inimestel on erinevad puhkuseviisid. Me peame leidma enda jaoks selle, mis on meie jaoks puhkus. Kui see on see, et me õhtul vaatame ühe osa seeriat, siis palun väga, aga et mul oleks hea meel, kui inimesed nagu oleksid ise ka kriitilised, et kui nad ikkagi nende ajust tuleb mõte, et täna ma ei viitsi selle raamatu kallal nokitseda või ma ei viitsi täna mõelda, ma vaatan parem 3 osa, et võib-olla tasuks teinekord nagu öelda, et ei, ma teen natuke seda asja, milleks minu inimese aju võimeline on. Üks teooria ütleb ka seda, et need inimesed, kes töötavad ajuga, peaksid puhkama füüsiliselt, ehk siis seesama ujumise näide. Mis sa selle kohta ütled? Ei, kahtlemata selles suhtes, et see on midagi, milles on mingi tõetera, aga veel kord, et inimesed peavad ise leidma selle asja, et kas see on muru niitmine, seenel käimine, mingisugused haljastustööd, renoveerimine, maalimine, ükskõik, et mis selle inimese jaoks nagu seda puhkust võimaldab, eks, et tihti küsitakse meditatsiooni kohta ja ma ütlen alati, et kui teile sobib, palun, aga ärge öelge, et nüüd see on see, mis kõigile sobib.
eriti eestlastele. Noh, meie oleme ikka selline rahvas, kellel on vaja mingit nagu tööd teha ja midagi nagu sellist. Seega minu jaoks nagu siin suvel eriti oli nagu see, et inimene saab aias mingit aiatööd teha ja nii edasi, et see on eestlase meditatsioon, eks, või siis seenelkäik. Aju tervisest kui sellisest räägitakse ka hästi palju, küll läbi liikumise, siis BDNF-i, küll läbi toitumise. Kas ja kui palju sina ise oma aju tervisele niimoodi nagu tähelepanu pöörad ja midagi spetsiaalselt selleks teed, et olla sharp? Jaa, ikka. Noh, et kui oled ajuteadlane ja nendest asjadest kirjutad ja mõtled, siis teisiti ei saagi, eks, et mul on selles suhtes väga nagu konkreetsed reeglid, eks, et üks asi, mis on selge, et üritan võimalikult vähe alkoholi tarbida, kui ikkagi on sõbrad ja nii, siis võib seda natukene teha, aga ma üritan mitte nii, et ma seal kesköö kandis ikka veel nagu napsutan, vaid ma lõpetan ära mingi hetk, näiteks kell 9. Ja nii, et mu aju ja keha saab mitu tundi nagu puhkust enne, kui ma tegelikult nagu magama lähen. Järgmine punkt, eks, et ma tavaliselt magama lähen ühel ja samal ajal, et väga harva ma olen nagu pikemalt üleval ja üritan, ma ei tea, mingit sarja vaadata, seda ma ei tee. Ja ma jällegi, ma ei ütle, et ükski inimene ei tohi sarja vaadata, just ütlen, et mina seda ei tee, sest ma leian, et see on nagu minu aju jaoks nagu, et mul on teisi asju, mida ma tahan teha rohkem. Ja see on selles suhtes nagu selline mõneti nagu selline väga karm režiim, ja kindlasti abikaasa vahel tahaks, et ma nagu vabamalt võtaks neid asju, aga teisiti ei saa, et sellised lihtsad printsiibid, et sööd hästi, ei joo liiga palju, magad hästi ja see juba annab tegelikult palju nagu sellist head toonust, eks. Ja sinna juurde siis tulevad mingid väiksemad asjad, et näiteks kui võimalik, ma üritan ülesandeid nagu natukene võib-olla delegeerida kellelegi teisele, et ma ei ürita nagu igat asja, igat teemali nagu ise võtta ja igat ülesannet kohe võtta. Ma vanasti olin, et ma ütlesin iga asja peale jah ja nüüd, nagu sa ise ka vist ühes teises kontekstis nägid, et ma ütlen pigem ütlen ei, et nagu enda aega ja ressurssi vabastada, et see on ka väga tähtis printsiip tegelikult. See on ju puhkuse prioriseerimine. Nojah, aga ma teen seda ka mitte ainult puhkuse ajal, selles suhtes, et ma teen ka seda töö ajal, et lihtsalt, et öelda, et ma tean ise, mis on kõige olulisem minu töö jaoks ja selle jaoks, et midagi olulist, näiteks loovuslikult avastada ja kõik muu, ta natukene segab. Ja siis ma pean mingeid otsuseid tegema, aga vahepeal ikkagi tahad ju näiteks rääkida teistele inimestele sellest, et kuidas aju töötab, kuidas paremini loov olla ja nii edasi ja siis võtan vastu selliseid võimalusi nagu täna. See noormees, kes mul siin tagaraamatute peal on, Dr. Rangan Chatterjee, tema ütles, et temal üks asi, mille osas tema iialgi ei anna alla ja see on uni. Et see on nagu kõige tähtsam. Kas see on aju jaoks ka meil kõige tähtsam või mis on üldse kõige tähtsam aju tervise jaoks? Raske öelda, mis on üks asi, aga kui peaks valima ühe asja, siis kindlasti valides une me ei paneks mööda. Sellepärast, et une ajal toimub ajus palju sellist sanitaartööd, me nagu puhastatakse, korrastatakse asju, aga muu hulgas korrastatakse ka teadmiste struktuuri ja mõtlemise asju, nagu et kui tegelete mingi probleemiga, üritate lahendada, olgu see idufirma, olgu see mingi raamat, mida te kirjutate, olgu see mingit probleem töö ajal, siis une ajal nagu ajus käib nende tükkide nagu puhastamine, väljavõtmine, ümberpanek ja seetõttu ongi tihti hommik õhtust targemaks. Ja seetõttu ma ka absoluutselt nõustun ja soovitan, et üks asi, mille saab tavaliselt endal tunduvalt paremaks teha, on see, et me magame paremini, et me läheme ühel ajal magama ja et me üritame piisavalt seda ööund saada ja kes ei usu, võib lihtsalt proovida seda. Seal on ka vist see, et erand kinnitab reeglit, et reegel on vist ikkagi mingisugune teatud unetundide arv inimese jaoks ja siis on mingisugune hunnik geeniuseid, kes on erandid ja kes saavad mingisuguse 2 tunniga öösel hakkama. Nojah, vaadake, see on nagu
juukse kasvuga või siis pikkusega, eks, et inimesed on erinevad. Ja? Ja unega on samamoodi, et tavaliselt keskmine täiskasvanud on see 7-8 tundi. Aga kui te vajate 9 tundi, 10 tundi, te ei pea ennast halvasti tundma, on ka geeniusid, kes magavad 9 või 10 tundi. Kui te magate 5-6 tundi, palju õnne, siis teil on rohkem aega midagi huvitavat teha oma ajuga. Aga jah, et inimesed on erinevad, peame seda aktsepteerima ja lihtsalt võtma nagu maksimumi sellest, mis meile antud on ja võimalik on. Kuidas unenägudega on? Mina näiteks näen tohutult palju unenägusid. Ma olen hommikul nii väsinud kogu sellest 6 filmist, mis ma selle öö jooksul ära vaatan. Et kas see siis sarju ei pea vaatama, eks? Kas see on ajule koormav, kas liigne unenägude nägemine on ajule koormav, kas seda peaks kuidagi sellesse sekkuma, sest ma olen lugenud ka väga palju erinevaid arvamusi selle kohta. Mõned ütlevad, et ei, et ikka 6 filmi või 5 filmi öösel, et see ei ole nagu okei, et siis ei puhka ennast välja, et ei teki seda sügavat und. Ja mingil määral võib sellega ilmselt ka nõustuda, et ikkagi, kui sa ise tunned või kui siin mõni kuulaja, vaataja praegu tunneb, et unenäod on nagu väga intensiivsed ja et ei ole hommikul välja puhanud, siis tasub mõelda, kas on mingisuguseid variante, kuidas ta parandada. Tavaliselt, et unenäod on intensiivsed siis, kui me oleme natukene, aju on nagu natukene ärkvelolekule nagu lähemal. Ja seetõttu me magamegi nagu vähem, sa ütlesid ise ka, et nagu vähem seda sügavat tund on. Et me oleme nagu peaaegu ärkavamas, seetõttu meile jääb see une nagu meelde ka. Ja siis üks asi, mida tasub vaadata, on see, et mõelda, et okei, mis see või kas võis olla miski, mis meid natukene nagu üles ajas või ärritas, et minul endal, kui ma noorem olin, tihti oli nagu helid, mis segasid ja siis ühel hetkel ma hakkasin kasutama kõrvatroppe. Algus tundub jõle imelik, mis mees ma olen kasutanud kõrvatroppe. Aga siis, kui sa näed, kuidas nagu une kvaliteet järsult läheb paremaks, siis saad aru, et see on tegelikult selline täitsa mõistlik ja täitsa okei nagu nipp. Ja kellel on nagu sügavam vajadus, siis võib ilmselt rääkida ka mõne uneeksperdiga, keda ka Eestis on. On. Meie aeg sinuga, Jaan, hakkab otsa lõppema. Me oleme pannud küll ümber aju gloobuse oma teemadega. Helikopteriga, eks? Ja, helikopteriga. Minu meelest ääretult huvitav. Mina pooldan igal juhul helikopteriks olemist, kui sügavuti puurimist, siis kuidagi, ühesõnaga helikopter on toredam. Inimese potentsiaalist rääkides veel viimase küsimusena. Kui mina tean näiteks, võtame inimese näitab, ma tean, mida ma elus saavutada tahan, mis see minu potentsiaal võiks olla. Kuidas inimene saab oma seda potentsiaali suurendada, sinnapoole liikuda? Mis me tegema peaks? Kuidas me areneme kõige paremini? Esimene asi on see, et me peame leidma mingi teema, eks, et mis see võiks olla. Ja siin on juba väga tähtis nagu mõista, et me ei tohiks valida seda, et milles mul läheb kõige lihtsamalt või milles ma kõige parem olen. Vaid me peaksime võtma sellise teema, kus ma olen nõus arenema ja pingutama. Ja teiseks me peamegi siis seda tegema, eks, et me peame aru saama, et ükskõik milles heaks saamine, tipuks saamine nõuab seda, et me nagu väga palju aega paneme selle peale, et me tegelikult näeme vaeva. Kui need 2 on nüüd nagu need eeldused on tehtud, siis tasub endale leida see aeg, et okei, et ma tean, milles ma tahan paremaks saada. Ma tean, et ma pingutama, aga nüüd millal ma teen seda. Ja mitte nii, et ma hakkan kunagi seda raamatut kirjutama, siis ei tule mitte midagi. Et pigem, et mul on iga päev see tund aega, kus ma nagu teen seda, kus ma keskendun sellele asjale. Ja siis selle tunni aja sees tahaks, et meil oleks see täis keskendumine selle teemal. Alguses võib-olla, ütleme, et me tahame õppida klaverit mängima, lihtsalt näide, eks. Et me ei peaks hakkama suvaliselt klimberdama, vaid me võime sel hetkel siis ka natukene YouTube'ist vaadata, kuna on igasugu õpetusi selle kohta, kuidas klaverit mängida. Me tahame natuke kelleltki õppida, et nagu aru saada, mis on üldse võimalik, aru saada, mis on meie probleemid, milles me saaksime nagu paremaks muutuda. Ja siis me peame seda samm-sammult tegema.
me peame kogu aeg meeles pidama, et teist teed ei ole nii, et lihtsalt jood sõpradega päikseloojangus veini, järsku tuleb hämmastav idee ja siis oled rikas. No sellist asja ei ole. Et kõik sellised ideed on juba ära mõeldud, on ju. Ainus tee on see, et me oleme nõus pingutama, aga et me teame, et see on võimalik, et põhimõtteliselt meie aju suudab seda. Ja seetõttu me peame olema valmis vaeva nägema, aga kui me oleme ja me teeme seda, siis me areneme. Et iga kord, kui natukene on raske, kui natukene selline tunne, et neetud, ma vaataks parem sarja, siis on see tunne, kus me teame, et me peame edasi tegema. Ja niimoodi on võimalik ennast arendada, et nii on juhtunud kõik need toredad asjad, mida inimkond suudab ja saavutanud on. Ja ka edaspidi loodetavasti suudab ja saavutab. Mul on siuke tunne, et su juured viivad Tammsaareni välja, et igal ühel. Kõik juured viivad, Eestis kõik juured viivad Tammsaareni, eks? Ja see on ju huvitav, et kirjanik tabab mingeid selliseid sügavaid tõdesid, mis tõesti on inimloomuses. Aga kõige tähtsam on see, et me saame aru, et see on... Mis? Et me peame leidma oma Vargamäe. Ja selles suhtes, et natukene tegelema sellega, et mõelda, et mis see üldse olla võiks ja kuidas sinna saada. Aga lihtsalt nagu teadma, et see on võimalik, et see põhimõtteliselt on võimalik. Et ei ole nii, et on osad inimesed, kes on hämmastavad, loovad ja kellel on, neil on nii palju antud. Vaid need on inimesed, kes on palju ka vaeva näinud ja palju pingutanud ja palju teinud. Ja siis on meie küsimus, et kas me suudame, mitte et kas mul ei ole seda annet, vaid meie küsimus on, kas ma suudan ka niimoodi pingutada ja vaeva näha. Ja ma usun, et paljud eestlased tegelikult suudavad. Ja te ole, meile on äkki antud siis ehk ühe kapaga andeid lihtsalt erinevatesse kohtadesse. Oluline on leida üles ja sellega midagi teha. Just, et üritada võtta oma ajust maksimumi. Ja mina soovin kõigile edu sellel teel, et see ei ole lihtne, aga see ei peagi lihtne olema. Aga see on põnev. On ju? Ja et selles suhtes, et lõppude lõpuks võib ju ka armastada seda pingutamist ja oma aju nagu arendamist, isegi kui see on raske. Ja. Kui ilus, see on väga hea lõpp siia. Kuule, Jaan, mina tänan sind 1000 korda ja loodan, et me jääme, meile ei arene siis see kuhamine nagu niimoodi, et sünnitusmajast saaks teada, milleks me hea oleme, et jääks see iseenda ja oma elu ja oma potentsiaali avastamise sport ka meile sisse. See oleks ju väga tore. See oleks tõesti tore. Ma loodan, et see nii jääb. Suur aitäh sulle ja suur aitäh sulle ja Inspiratsiooniraamatukogu sõber, Krissi Inspijutude kuulaja, meie näeme sinuga üsna peatselt jälle. Seniks otsi oma Vargamäed. Kõike head.